isadepäeval on üks tava meie maal välja kuulutada aasta isa. See statuut näeb ette, et aasta isaks saab kandideerida Eesti Vabariigi kodanik, kes peaks olema koos kaasaga üles kasvatanud vähemalt 2 tublit last. Ta peaks olema oma töös pädev ja tunnustatud ning olema perekonna väärtustamise heaks eeskujuks ka väljaspool oma perekonda. Mõni irvhammas võib küsida, et huvitav, kas Maarja ja Joosepi perekond ja Joosep Jeesuse maise isana kvalifitseeruks aasta isaks. Küllap võib ju mõelda, et Joosep oli kindlasti tubli mees, aga tema suhe Maarjaga oli keerulisem kui enamikes abieludes, vähemalt selle algusosas. Jeesus, tema poeg, hukati kurjategijana, häbiväärsel moel suri ta ristil. Ja palju selliseid asju on see pere läbi elanud, millest me oma peres küll ei tahaks läbi minna. Kuid Joosep kui teised paljud isad, keda me pühakirja veergudel kohtame ja kelle kohta evangeeliumiski lugeda saame, võime öelda, need on rohkem kui 1 aasta isad. Need on milleeniumi või 2 milleeniumi isad. Ja nõnda ka täna see mees, kellega Johannes evangeeliumi veergudel tuttavaks saime. Seal on juttu ühest isast, kelle kohta Johannes ütleb, et tegemist on kuninga ametimehega, millega ta rõhutab, et see ei ole lihtsalt üks tavaline mees või tavaline isa paljude hulgast, vaid ta on väga tähtis. Tal on palju raha, ta on jõukas, tal on eriline positsioon, tema on ühiskonna kõrgkihi esindaja. Toonane ühiskond oli väga kihistunud, rohkem kui meie ajal. Lõhed rikaste ja vaeste vahel olid tohutud. See kuninga ametimees, lisaks sellele, et ta oli rikas ja väga olulisel positsioonil, oli ta viimselt selle poole peal, kes Jeesuse vastu seisis ja kelle tõttu viimaks ju ka Jeesus häbiväärset surma ristil pidi surema. Tema töötas selle valitsuse heaks. Jeesus ise oli aga kõige vaesemast ühiskonna kihist koos talupoegadega olid käsitöölised, kelle hulka Jeesus kuulus, väga lihtsad, väga vaesed ja suurte võimukandjate ja selle ülemkihiga taolisel rahval väga palju kokkupuutumist ei olnud. Ja ometi on see isa nüüd järsku nii suures hädas, et ta alandab iseennast ja läheb abi paluma selle lihtsa vaese käsitöölise juurest. Ta on kuulnud, et tema saab aidata. Võime arvata, et selle isa jaoks on järsku saanud nähtavaks see, mis on elus päriselt oluline. Tema kõrge ametipost, ühiskondlik staatusega jõukus ei tähenda järsku enam midagi, kui tema poeg on haigeks jäänud. Meil ei öelda, kas tal veel lapsi on. Ehk ongi see tema ainus järeltulija. Ja järsku kõik see, mida ta küllap siiani on ka hinnanud ja väärtustanud, karjäär, raha, hea nimi ja selline kindlustatud koht võimu juures, kõik see järsku muutub mõttetuks. Sest tema laps
on haige. me võime kujutleda, kuidas ta kaalub ja kahtleb enne teele asumist. on võimalik, et ta teeb päris narriks ennast Jeesuse juurde minemisega. on võimalik, et sellest ei olegi mingit abi. suur tõenäosus, et ta naerdakse lõpuks välja. oli ju alamklass ja vaesed üsna kriitilised ka nende jõukate ja rikaste suhtes. ent lõpuks ta lööb kõigele sellele justkui käega, sest midagi palju-palju olulisemat on tema elus tähtis. ja see muudab tühiseks nii hea nime, karjääri kui selle uhkuse. isa armastus annab talle jõu minna Jeesuse juurde. Jeesuse juurde minek on alati väärtushinnangute ümberhindamisega seotud. Siis, kui see toimub päriselt, siis, kui me läheme sinna tõeliselt. See tähendab senise, sageli on materiaalne, väline, au ja rikkuse ja eduga seotud. kõik selle ümberhindamine sisemiste, vaimsete, tõeliselt kandvate väärtustega. See ei tähenda, et üks välistaks teist või tühistaks päriselt teise, aga Jeesus teeb meile selgeks, mis on päriselt oluline, mida me tõeliselt hindama peaks. Vahel, kui me oma elus millestki väga loomulikuna selle elu juurde kuuluvast järsku ilma jääme, siis tunneme seda ümberhindamist ka päris teravalt. Tihti on see seotud just nimelt meie lähimate inimestega. Võib-olla meie vanematega, meie õdede-vendade või lastega, meie isade või poegade ja tütardega. Kui see inimene, kes sinu kõrval alati on olemas olnud, keda sa oled loomulikuks ja iseenesestmõistetavalt oma elu juurde kuuluvaks pidanud, järsku ära võetakse. Sa saad aru, kuidas sa näed seda, mis on päriselt oluline olnud. Ja vahel mõtled, et miks ma küll ei osanud väärtustada ja hinnata seda siis, kui see oli mul käega katsutavalt lähedal ja kuidas valusalt tunnen puudust sellest siis, kui see on minult ära võetud. Midagi sellist kogeb see kuninga ametimeheks nimetatud lõpuks väga lihtsaks ja alandlikuks saanud isa. Tema poeg hakkab ära minema. Järsku midagi väga olulist on esile tulnud selle kõrvale, mida ta siiani on tähtsaks pidanud. Nõnda Jeesuse juures tõuseb alati samal moel esile midagi muud kui see, mis on väline ja au ja kuulsusega seotud. Armastus tõuseb esile, muutub kõige tähtsamaks ja olulisemaks. Me näeme, et Jeesus ei vasta sellele ametimehele mitte klassikalise imeteo või tervendamisega. Jeesuse juurde minek ei ole järjekordse tervendaja või ravitseja juurde minek. Jeesus ei teegi siin midagi muud, kui lihtsalt ütleb julgustava ja kinnitava sõna. Mine, sinu poeg elab. Lõpuks ei olegi aru saada, mis siis oli selleks tervendavaks väeks. Kas Jeesuse sõna või isa usk, mis sellest sõnast sündis. Jeesus esitab ka kontrollküsimuse, mis näitab, et mitte imetegusid ei peaks tulema tema juurest otsima, vaid just nimelt usku loovat sõna. Kui Jeesuse juurde tuleb, tähendab oma elus olevate tähenduste ja väärtuste õigesse suhtesse asetamist,
selle välja või esiletõstmist, mis on päriselt oluline ja mis mitte, siis Jeesusega kohtumine tähendab saada võimeliseks neid olulisi asju hoida. Meis sünnib usk, mis aitab meil käia seda päriselt ja tõeliselt kandvat teed, kus me ei aseta oma lootust ega oma elu keset kaduvale ja ajutisele, vaid leiame selle tõelise, selle päris, mis kannab. Samal ajal ei tähenda vaimulik elu irdumist siinsest maailmast, vaid pigem sellele mõtte leidmist. Isa ja lapse suhe on otse kui taolise vaimuliku elu mudeliks. See, et saadakse lapsi ja neid ilmale tuuakse, nendega koos elate, on ju ühtepidi midagi väga loomulikku, võime öelda ka looduslikku. Sellega käivad kaasas meie tungid ja füüsilised vajadused, suundumused. Kuid isa ja lapsed, nii nagu ka ema ja lapse suhe on ometi palju rohkemat kui vaid elu andmine füüsilises mõttes. Tõeliselt saab see suhe täiuslikuks ikka vaid läbi armastuse, läbi kiindumuse, läbi hoolimise ja hoolitsemise. See puhtalt vaimne suurus väärtustab selle loomulikku ja looduslikku, teeb selle vägevamaks ja annab selle sügavama mõtte. Kuusalu legendaarne kirikuõpetaja Eduard Salumäe, kellel käesoleval aastal möödus 100. sünniaastapäev, võrdleb ühes oma kirjutises oma elu 2 suurt varandust. Ta ütleb, need on raamatud ja lapsed. Ja ütleb, et neid ühendab see, et neid mõlemaid tuleb lugeda. Seejuures ta tunnistab, nii lastega kui raamatutega mulle tundub, et olen pühendanud peamise tähelepanu ainult nende omandamisele. Ja ega sedagi vist mitte päris põhjuseta. Selleks kuulub palju vähem aega kui lugemisele. See mõte, lapsi tuleb lugeda, võiks olla täna ka selle isadepäeva mõtiskluste juures meile saatjaks ja kaasas, kui me siit pühakojast läheme, oma pere juurde jõuame ja oma lähedastega kas siis koos oleme või teisel moel saame nendega ühendust võtta. Ka seda maailma tuleb lugeda. Siin on palju rohkemat, kui esmapilgul näib. Jeesuse juurde tulek ja selline vaimulik, kes ususilmade saamine aitab meil seda maailma lugeda, ka oma lapsi lugeda ja oma isaks ja emaks ja erinevates suhetes, milles me siin maailmas oleme, märgata seda, mis on kõige selle taga. See kõik viimselt jutustab meile suuremat lugu taevasest isast ja sellest armastusest, mis saadab meid siin selles maailmas ja ajas, kui ka ootab meid igavikus. Eks see mõistmine ja usus selle vastuvõtmine viimselt ongi tõeline tervenemine. Aamen.